Tänan, lugupeetud juhataja. Kahjuks ei saa siin ministriga näost näkku debatti pidada, sest ta ilmselt arvab, et Riigikogu liikmed on jälle tänitama hakanud. See paistab olevat siin meie põhitegevus tema arvates. Aga samas, kui kriitika taluvus on nii madal, kas siis ikka tasub siia pulti tulla? Jürgen Ligi, jah, on omas elemendis, ehk kunagi ta oli omas elemendis ka siis, kui ta tegi palgaarmeed ehk tahtis kaitseväge likvideerida. Siis ta oli omas elemendis, kui Eestis toimus maailma suurim rahapesu. Ja nüüd on jälle omas elemendis, et nüüd ta siis korraldab majanduse kidumist, mille kohta on ka jällegi tõendid laual, et majanduslangus 0,3% esimeses kvartalis. Ehk selle praeguse koalitsiooni tegevuse peamine karakteristik on võimetus tagada majanduskasvu ja samal ajal kindla käega meie juhtimine kidumise ja tegelikult ka majanduskriisi poole. Ja mitte ainult majanduskriisi, vaid ka energiakriisi poole, mille puhul me nägime Hispaanias ja Portugalis juhtunut, aga paraku ei ole see silmi avanud. Nii et juhuelektri peale kulutatakse ka selles lisaeelarves märkimisväärne summa raha. Kõike seda oleks vaja ju riigikaitsele. Iga sent, mis pannakse valesse kohta, jääb ju puudu olulistest asjadest, nagu riigikaitse teemast, mis peab olema prioriteet, kindlasti. Aga probleem on selles, et kui majandus kidub, siis tegelikult jääb raha vähemaks, olgu või 5%. Nii et sellisel keerulisel ajal minu optimismi praegu ei tõsta ka 5%. Minu optimismi tõstaks see, kui meil oleks majanduskasv ja siis oleks 5%. On täiesti usutav, et me saavutaksime märkimisväärse hüppe kaitsevõimes. Aga nüüd on see kõigest number majanduse kidumise tingimustes. Aga toome siis mõned praktilised näited. No jaa, selle küsimuse, ma tõstatasin ka oma küsimuses, nimelt 2,5 miljonit arendada kohalike väljaannete jätkusuutlikkust. Tuleb tuttav ette, et koroona ajal supsutati meediat selleks, et ta räägiks seda juttu, mida valitsus tahab. Ja nüüd supsutatakse kohalikke väljaandeid ja meediaid, nagu neil oleks väga kehv olukord. Minu meelest Ekspress Grupp aina laieneb ja igas suunas, Leetu, Lätti ja kuhu veel, et miks me peaksime Ekspress Grupile peale maksma kodanike rahade. Ekspress Grupp on, võiks öelda, et nii kurb kui see ka ei ole, kunagine Eesti ajakirjanduse lipulaev on muutunud vasakäärmusluse hääletoruks. Näiteks tuuliku teemalisi kriitilisi artikleid seal lihtsalt ei avaldata. Vasakäärmuslik arvamusdiktaator Paris lihtsalt lükkab need tagasi, ütleb ei sobi kahjuks. Tema abikaasa lükkab need Õhtulehest tagasi, nii et meie rahvas saab ajupesu, valet, informatsioonilist moonutust, tegelikkuse moonutust ja seekord pannakse sinna jälle 2,5 miljonit juurde. Õigupoolest algab ju tarkade otsuste tegemine tegelikkuse korralikust tegelikkuse peegeldusest. Aga me ei saa peegeldust, me saame helgiheitja tuld endale silma, näiteks Ekspress Grupist, selle asemel, et saada informatsiooni või vähemalt debatti. Me ei saa sealt isegi debatti, me ei saa minimaalselt sõltumatu ajakirjanduse kriteeriumile vastavat informatsiooni. Mina palun 3 minutit lisaaega. Ja selle 3 minutit lisaaega te saate, palun. Aitäh. Nii et siin on kurb lugu, kuidas riik mõjutab ajakirjandust endale meeldivas suunas.
Ja me oleme seda varem näinud ja mis kõige hämmastavam, Jürgen Ligi tunnistas seda ohtu ise siit puldist ja ütles, et opositsioonil on õigus seda küsida küll. Et hetkeks ta unustas tänitamise jutu ja ma olen siin väga murelik. Nii, lähme edasi. Riigikogu Kantselei suunab just Riigikogu Kantselei, see tähendab meie kantselei, kellel on kogu aeg rahast puudus, isegi välisreisidele ei jätku raha sellel kriitilisel ajal, kus on vaja Riigikogu liikmetel teha välispoliitikat, toetada meie välisministeeriumit, meie pisikest diplomaatilist korpust tugevdada oma tegevusega. Aga ei, Riigikogu Kantseleilt suunatakse ehk võetakse ära Justiits- ja Digiministeeriumi eelarvesse üle 3 miljoni euro, et tagada mobiilivalimiste jätkusuutlikkus, parandada e-hääletuse infosüsteemi, tagada valimiste infotehnoloogiline tugi ja turvaline e-valimisprotsess. No ravimatut haiget ei saa ravida. Kaua te ravite? Ebaseaduslik hääletamisviis, pime valimisviis, mida tegi pool elanikkonnast, ei toeta. Kuidas saab sinna raha veel panna? Te peaksite kiiremas korras ka rahvusvahelise avalikkuse ees oma näo taastama. Muidu tuleb võib-olla meie juhtiv liitlane USA ja ütleb, et kas teil ikka on demokraatia ja kas teil on sõnavabadus, kas seal on demokraatia, kas sellisesse riiki peaks investeerima tähelepanu, kas siia peaks investeerima riigikaitseraha. Nad on andnud signaali oma liitlastele, et kui te sõnavabadust ei taga, siis miks me peame teie selja taga olema? Diktatuuririike ju ei toetata, autoritaarset riike nad ei peaks toetama. Ja kuhu meie siirdume, on kahtlane. Ja kõik selle rumalusele kuluva raha, nagu ma ütlesin, 3 miljonit oleks me võinud panna välispoliitikas, USA suunalise tegevuse arendamiseks, Ukraina suunalise diplomaatia arendamiseks, aga ei, M-valimised on ikka tähtsamad. Läbipaistmatu valimissüsteem on justkui parem. Ja muidugi läheme edasi. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium suunab 35 000 eurot Kliimaministeeriumi valitsemisala infotehnoloogia keskusesse, Maa- ja Ruumiametile ja nii edasi, 82 töökohale tarkvara ja litsentsid, arvutitehnika, selliseid pudinaid, mis läheb kliimamajanduse peale, on siin ikka lugematu hulk. Oleks võinud koolidele vähemalt mõne droonikomplekti selle raha eest osta. Mul on ka siin häid nõuandeid. Aitäh! Suur tänu!